Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Head õed ja vennad. Ja nagu ikka, siis meie igakuine tafsiiriloeng. Ja me võtame ka inshallah edasi niimoodi kronoloogilises järjekorras või siis kuidas Koraan on kokku pandud. Jätkame Bakara suuraga. Mõnes kohas ma vaatasin, et kui mingeid asju nagu kordab või mis ei ole võib-olla niivõrd olulised, et mõnest asjast me läheme kiiremini üle. Sest jah, muidu me jäämegi niimoodi selle Bakara suura juurde väga pikaks ajaks, mis otseselt ka ei ole halb, aga jah, mõned asjad võib-olla siis mõnest kohast hüppavad natukene. Rabbi shrah li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah ütleb siis Koraanis Al-Bakara suuras 62. versis بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mis siis eesti keeles tähendab tõesti need, kes on uskunud ja need, kes olid juudid, kristlased ja sabeanid, kohe selgitan, mida see sabeanid tähendab. Need, kes nende hulgast uskusid Allahisse ja viimsesse päeva tegid head, nende jaoks saab olema nende tasu nende issanda juures ja neil ei saa olema mingit hirmu ning nad ei kurvasta. Ja sabeanid on siis Ibn al-Qayyimi kohaselt on siis iidne rahvas, kes elasid enne juute ja kristlaseid ning osad neist olid monoteistlikud ehk ühe jumala, ainujumala kummardajad ja osad olid neist ebajumala kummardajad ning siis antud Koraani salmis on kahtlemata mõeldud neid monoteistlikke ehk siis ainujumala teenijaid, neid sabeanid. Ja teine arvamus on, et on mõeldud üleüldse siis selles salmis koos siis neid ainujumala teenijaid, kes elasid enne prohvet Muhammadit sallallahu alaihi wasallam, et kui mainiti juute ja kristlasi ka, siis on mõeldud neid juute ja kristlasi, kes elasid enne prohvet Muhammadit sallallahu alaihi wasallam, sest pärast tema tulekut ei ole Jumalale vastuvõetav ükski religioon peale islami, nagu ütleb ka Allah, ütleb Jumal Koraanis kolmanda peatüki Ali Imrani 85. salmis, kus Allah ütleb وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mis tähendab, et kes iganes otsib religiooniks muud kui islamit, siis ei võeta temalt seda kunagi vastu ja teispoolsuses saab ta olema kaotajate hulgast. Ja ehk siis kes iganes, et eelnevalt, kui räägime sellest konkreetsest salmist, siis kõik need eelnevad rahvad, need juudid, kes järgisid Moosest ja need kristlased, kes järgisid Jeesuse õpetust, et nende kõigi kohta käib see salm ja meil siis meie ajal need, kes järgivad prohvet Muhammadit sallallahu alaihi wasallam, et siis need ainujumala usklikud siis saavad igavese õnne või õndsuse ja ei saa tundma mingit hirmu ega kurvastust. Ja see on Allahi armust on see, et igaüks olenemata tema taustast, olenemata mis rahvusest keegi on, olenemata sellest, mis usku olid tema vanemad, mida järgisid tema vanemad või mida järgisid inimesed tema ümber. Et see näitab, et Allah kutsub kõiki inimesi ainult teda teenima ja tema juhatus võib ulatada kõigini vaatamata siis nende inimese taustast või rahvusest. Ja las see salm olla ka meile selliseks inspiratsiooniks, motivatsiooniks, et elada
elu, kus me teeme head ja kus me teenime Allahit. Ja et meie saaksime ka olema siis nende hulgast, kes ei saa tundma mingit kurvastust ega hirmu. Ja siit edasi päris mitu värssi jätkub sellest eelnevatest rahvastest ja samuti siis, kuidas Mooses ütles oma rahvale. Võtan lühidalt niimoodi kokku need seal 60. need salmid. 67 on praegu see, et kus Mooses ütles oma rahvale, tõesti Allah käsib teil veristada lehma. Nad ütlesid, kas sa pilkad meid? Ta ütles, ma otsin Allahilt kaitset rumalate hulgast olemise eest. See üks test või mitte isegi test, aga käsk oli siis Allahilt Moosese rahvale, et ohverdada üks lehm. Ja nii nagu ka oli eelnevalt juba kombeks, Moosese rahval nad ei allunud kohe, vähemalt osad neist ei allunud kohe sellele käsule. Ja siis nad ütlesid, tõlgija on siis järgneva värsi tõlgijana, et nad ütlesid, palu meie eest oma issandat, et ta teeks meile selgeks, milline see lehm on. Ta ehk siis Mooses ütles, Allah ütleb, see on lehm, kes ei ole vana ega noor, vaid vahepealne nende kahe vahel, nii et tehke seda, mis teil on kästud. Nii et neile tuli see selgitus, nad palusid Mooseselt, et ta küsiks Allahilt siis milline see lehm on ja Allah andis neile väga selge juhendi, et ei ole vana lehm, ei ole noor lehm vahepeal ja tehke seda, mida teil on kästud. Et väga konkreetne, midagi keerulist ei ole. Lihtsalt mingi lehm, mis ei ole noor või vana, tuleb ohverdada Allahile, oma loojale. Aga siis ikkagi nad ütlesid, palu meie eest oma issandat, et ta selgitaks meile, mis värvi see lehm on. Mooses ütles, Allah ütleb, see on kollane lehm erksa värviga, vaatajatele meeldib vaadata. Ja ka see ei olnud piisav neile, et see on kollast värvi, see on erksa värviga. Ka see ei olnud piisav siis Moosese rahvale. Nad ütlesid, palu meie eest oma issandat, et teeks meile selgeks, milline see lehm on. Tõesti, kõik lehmad on meie jaoks ühesugused. Ja tõesti, kui Allah seda soovib, saame me olema juhatatud. Et jällegi see vastupidine sellisele nagu allumisele või käsu täitmisele või Allahil tuleb konkreetne käsk ja kujutage ette, et tegemist oli ju Allahi prohvetiga, Moosesega, kes oli nende seas, selle rahva seas ja vaatamata sellele nad ikkagi ei allunud koheselt ja küsisid täpsustusi juurde ja selgitusi juurde. Kuigi täiesti piisav oleks olnud neil alguses kohe võtta praktiliselt esimene lehm, ohverdada see Allahile ja see oleks olnud piisav. Ja sealt tuli veel järgmine selgitus ja lõpuks siis need inimesed, siis Moosese rahvas siis ohverdasid selle lehma. Ja see oli jällegi märk sellest, kuidas nad ei olnud väga kuulekad siis loojal. Ja jätkame sellega mõned salmid sealt edasi ja sellest muide ka on saanud Al-Baqara suura oma nime. See lehm, millest siin räägitakse, Al-Baqara tähendab lehma ja see on ka siis selle suura nimetusega seotud muide. Ja edasi tulevad veel värsid selles Al-Baqara suures, mis räägivad siis selle Banu Israeli ehk siis Iisraeli laste sellisest ajaloolisest suhtest Tooraga ja sellise jumaliku juhatusega. Aga samas jällegi, kui me räägime nendest varasematest rahvastest, need õppetunnid selles on universaalsed ja ka meie ajal, meile, moslemitele tänapäeval ka relevantsed. Ja need õpetavad meile või tuletavad meile meelde siiruse tähtsust. Allahile islam tähendab ise ka alistumist, Allahile alistamise tähtmist, teadmiste tähtsust, tegude tähtsust meie suhtes siis Allahiga. Ja 78. värssis, kus Allah ütleb,
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Mis tähendab, et nende seas on kirjaoskamatud, kes ei tea raamatust muud kui vaid oma soove ja nad vaid oletavad. Ja Ibn Kathir, üks siis põhilisi Koraani selgitab siis, et osad juudid siis prohveti sallallahu alaihi wasallam ajal ei teadnud neid Toora täpseid tähendusi, nad siis põhinesid, osad neid siis nagu panid oma teadmised, siis toetasid oma teadmistega oletustel, sellele, mis nad kuulsid kuskilt, selle asemel, et toetada siis autentsetele teadmistele. Ja As-Saadi, ka üks tafsiiri selgitajad, rõhutab selle värsi või selle salmi juures siis, et nagu hoiatab, et kui ohtlik on, kui inimese religioon baseerub näiteks tema ihadel või oletustel ilma siis korrektse arusaamiseta. Ja jällegi väike disclaimer siia jälle, kes teab, et kes mida tahab välja noppida sellest laengust, aga kui me räägime ka juutidest, et siis samamoodi Tooras juutide enda raamatus Vana Testamenti loevad ka kristlased, on need samad lood olemas. Et kui me räägime nendest, see ei tähenda ka seda, et kõik Moosese rahva hulgast oleksid olnud siis sellised, kes olid võitpäised ja nii edasi, see ei tähenda nagu üldistamist, aga need näited siin, nendest on ka meil tänapäeval õppida. Et näiteks ka see, kui me vaatame, et kuidas näiteks käitusid osad siis juudid prohveti sallallahu alaihi wasallam eluajal oma Tooraga, siis me mõtleme nüüd, et kuidas meie käitume oma Koraani ja sunnaga. Ja et kas me tõesti õpime seda korrektselt ja toetame oma teadmistel Koraanile ja sunnale, selle asemel, et toetada mingisugustele kultuurilistele tavadele, mis kuskilt näiteks on tulnud mingist riigist, mis ei ole otseselt islamist pärit, aga siis väidetakse, et see on islamist, see teine asi on sellepärast me teeme, et me oleme moslem, kuigi sellel ei ole otseselt mingit alust. Ja eriti ohtlik on see, et kui need sellised kultuurilised tavad on mingisugused sellised, et mis kuidagi teevad kellelegi ülekohut, mis puudutab igasuguseid võib-olla ka näiteks naiste kohtlemist ja kõike seda, mis on näiteks vastuolus, näiteks näide, et kuidas näiteks osades kultuurides näiteks sunnitakse naisi abielluma mingi konkreetse mehega näiteks. Et see on, nemad ütlevad jah, et see on meie kultuuris, see on niimoodi tavapärane võib-olla mõnes kuskil külas. Ja nad arvavad, et see ongi nagu õige ka islami järgi, et see ongi see asi, mis on hästi ohtlik. Et samas islami järgi on konkreetselt, see on tingimus, et abielu leping oleks kehtiv, on mõlema osapoole mehe ja naise siis nagu heameel sellega, et nad tõesti tahavad mõlemad pooled abielluda siis teise poolega. Et see on üks näide lihtsalt. Ja me peamegi, see on ka üks õppetund, et me peame vältima sellist pimesi järgimist. Et mõelgem ka, et kuidas on meie teod, mida me teeme, meie väärtused, kas need on tõesti Koraani väärtustega kooskõlas. Ja et me järgiksime tõendeid, me järgiksime Koraani salme ja me järgiksime ka autentseid hadiite. Ja ära kunagi ka ole liiga hädelik, et küsida näiteks mingi asja kohta, et millel see põhineb. Näiteks keegi tuleb mingi imeliku asjaga, ütleb, et jah, et sa pead niimoodi tegema islami järgi, aga ära häbene küsida, et aga kas sa saaksid mulle viisakalt, mitte nagu kuidagi ründavalt, aga viisakalt, et kas sa saaksid mulle näidata seda hadiiti, millel see põhineb või millel see põhineb, mingit Koraani värssi või õpetlaste konsensust, on ju, ijma' näiteks, on ju, et tead mitte nagu pimesi järgi. Ja mõelgem nagu ka, et me räägime praegu nagu tänase päeva või tänase praeguse elu kontekstiga, mõelgem, et kui me seisame üks päev siis ja kõik me seisame Allahi ees viimsel kohtupäeval,
ja kujutage ette, et kui me oleme oma terve elu järginud siis mingisuguseid oletusi, et keegi kuskil midagi ütles, me ei tea, millel see täpselt põhines, selle asemel, et järgida tema selget juhendust. Ja las see olla siis ka meile selliseks motivatsiooniks otsida teadmisi, õppida islami kohta ja ka seda rakendada praktikas siis. Ja siit edasi Allah ütleb: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Ja siis Ibn Kathir on selle kohta öelnud, ja siis osad sellised õpetlased siis muutsid toorat selleks, et saada mingisugust maist kasu. Või siis muutsid selle sõnumit, mingit kohti sellest, et see oleks kooskõlas nende endi soovide või ihadega. Ja Saadi ka siis rõhutab selle nagu patu suurust, et see on nagu selline usalduse reetmine, et kui Allah annab meile juhatuse, et see on usalduse reetmine, kui me hakkame seda muutma enda isikliku maise kasu saamiseks. Ja samamoodi jällegi, me räägime Toorast, me räägime Moosese rahvast, juutidest, aga mõtleme, et kuidas meie käitume islami õpetustega, et kas võib-olla mõni hetk on selline, kus me nagu tahaks või äkki isegi teeme seda ja peame olema hästi ettevaatlikud, et me ei teeks seda, et me võib-olla muudame mingeid islami õpetusi, et siis õigustada meie endi mingisugust käitumist või õigustada mingit teguviisi. Aga see on jällegi vastuolus sellisele Allahile alistamisele, islami tähendusele. Ja see on ka Allahi usalduse reetmine, et kui me hakkame, Allah on andnud meile juhatused oma armust ja kui me hakkame seda kuidagi kasutama maise elu saamiseks ja selliselt, et me hakkame muutma mingeid kohti või tõlgendama kuidagi, me teame võib-olla ise ka, et see on vale, aga kuidagi õigustada. Et mingis kohas ma vist võib-olla tahtsin sellest veel rääkida, aga üks näide on see näiteks, et kuidas hakatakse otsima näiteks, et kuidas intress näiteks on lubatud, et mingitel puhkudel, et äkki on nagu lubatud, et kui õpetlastel on näiteks arvamus, et kui mingit muud võimalust ei ole näiteks inimesel mitte kuskil elada, siis õpetlased on öelnud, et jah, et siis ei ole inimesel pattu, kui ta mingil muul moel ei saa. Et siis on nagu intress lubatud, näiteks korter või mis iganes maja. Aga oht on see, et inimesed hakkavad sealt edasi minema, et see on nagu hädavajadus, et kuigi rentimise variant on ka võimalik, aga siis ikkagi minnakse näiteks selle intressi juurde, et see on ka nagu ohtlik. Nii et jah, hoidugem sellest, et me muudaks kuidagi enda kasu saamise jaoks, muudaks mingisuguseid tekste või õpetusi. Ja Allah ütleb järgmises versis: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ja nad ütlevad, et siis need, kes muutsid neid tekste ja müüsid siis nagu tühise hinnaga seda, et nad ütlevad, põrgutuli ei saa meid puutuma rohkem kui vaid loetud päevad. Ütle, kas te võtsite Allahi lubaduse, sest Allah ei murra oma lubadust, või te ütlete Allahi kohta seda, mida te ei tea. Ja siin jällegi need inimesed, kes muudavad siis näiteks mingeid religioosseid tekste või kuidagi manipuleerivad nende tähendustega, et mingit isiklikku kasu saada, et siis see on väga ohtlik
ja see läheb ka selle alla, kus inimesed ütlevad Allahi kohta midagi, mida nad ise ei tea. Et nad väidavad midagi näiteks on ju, mis ei põhine mingitel autentsetel tekstidel, õpetustel. Et see on hästi ohtlik. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Aga ei, see, kes teeb kurja ja kelle tema enda patt hõlmab, need saavad olema põrgutule elanikud. Nad saavad olema selles igavesti. Ja Allah jätkab sealt وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ja need, kes usuvad ja teevad häid tegusid, need saavad olema paradiisi elanikud. Nad saavad olema selles igavesti. Ja see ka eelnevalt, kes need väitsid, et tuli ei saa meid puutuma välja arvatud mõned päevad. Ibn Kathir selgitab seda, et osad juudid uskusid, et neid karistab siis põrgudel ja ainult lühikese aja jooksul nende nagu eelkäijate tõttu või nagu selle rahvuse tõttu ja Allah lükkab selle väite ümber, rõhutades seda, et inimese pääsemine siis paradiisi ja pääsemine põrgu tulest sõltub siis usul ja headel tegudel, mitte siis mingisugusel rahvusel või oletustel. Ja As-Saadi rõhutab siin siiruse ja heade tegude tähtsust. Ja nagu Allah ütleb, وَالَّذِينَ آمَنُوا, need, kes usuvad, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ja teevad häid tegusid. Et see on see edu valem, et inimesel on usk ja tal on ka head teod. Ei ole piisav, et inimene ainult usub, aga ta ei tee häid tegusid. Ja samamoodi ei ole kasu headest tegudest, kui inimene ei usu ja ta ei tee neid tegusid oma looja nimel. Nii et õpped on meile siin on see, et ärgem toetagem ükskõik mingisugustele sellistele maistele asjadele, näiteks kui me oleme sündinud mingisse tähtsasse perekonda näiteks. Me ei saa sellele toetada selle osas, et mis saab olema milline saab olema meie tulevane elu. Me ei saa toetada ka oma mingisugustele vanematele tegudele näiteks, et ma olen mingi 15 aastat olnud moslem, ma olen iga päev palvetanud, et nüüd sellest piisab. Et me ei saa sellele toetada, et mis meil on varem teinud. Meil on teatud asjad, mis on meilt nõutud siis regulaarselt. Ja me peaksime püüdma siis oma usku ja tegusid niimoodi parandada igapäevaselt. Ja tõeline edu siis põhineb siis regulaarsetel headel tegudel ja siiral Allahi teenimisel. Ja mõelgem ka seda kahetsust, et kui me hakkame mõtlema näiteks, et me eeldame, et just kui me oleme nüüd päästetud, et me oleme pääsenud Allahi karistusest, me oleme pääsenud paradiisi ja sel hetkel, kui me seda saame teada näiteks, et kui me näeme seda reaalsust, et see kahetsus saab olema tohutult suur. Et sellepärast me peaksimegi püüdma võtta siis oma usku tõsiselt ja püüelda siis paradiisi poole igapäevaselt. Mitte ainult vahete vahel, kui me viitsime, kui meil on energiat. Et see ei ole alati lihtne teatud asjad, näiteks palvetada 5 palvust igapäevaselt, see ei ole alati lihtne. Vahepeal on teatud selline raskuse moment selle juures, et eriti kui me oleme kuskil tööl on ju, või koolis, et see ei pruugi alati lihtne olla, aga samas paradiis ei ole ka selline koht, kuhu kõik lähevad ja see ei ole tasuta, et lihtsalt nüüd ütled, et ma usun Allahisse ja tema sõnumid vastu sallallahu alaihi wasallam, et see oleks nagu piisav, et ei ole,
jällegi see, et kes usuvad ja teevad häid tegusid. Ja siis ütleb Allah järgmises värsis, salmis. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Ja maini, kui me tegime Iisraeli lastega lepingu, et ärge teenige muud kui Allahi, olge head vanematega, sugulastega, orbudega ja abivajajatega ning rääkige inimestega lahkelt. Sooritage korralikult palvust ja andke zakääti. Siis te pöördusite ära, välja arvatud vähesed teie seast ning te olite hoolimatud. Ja Ibn Kathir selgitab seda või mainib selle salmi juures, et siis Allah tegi Iisraeli lastega lepingu, et teenida ainult teda, hoida siis perekondlikke suhteid, hoolitseda või aidata abivajajaid ja need teised asjad siin salmis mainiti. Aga enamus neist siis jätsid selle lepingu täitmata. Ja Saadi ka rõhutab selle, kui tähtis on täita seda lepingut, mis on Allahiga on ja siin on ka meeldetuletus jällegi meile, tänapäeva moslemitele, et kõige tähtsam siin, mida jällegi mainiti selles salmis, la ta'buduna illa Allah, et ei teeni kedagi peale Allahit. Et me peame alati andma endast parima, olema veendunud, et meie teenimise teod, siis religioosses mõttes teenimise teod on vabad igasugusest ebajumala kummardamisest, et me ainult teenime Allahit. Ja samuti jällegi ajatu õppetund, et ka meie ümber olevatele inimestele head teha, et vanematele, sugulastele, orbudele, abivajajatele ja neid inimesi on alati nii palju meie ümber ja see on konkreetne käsk ka Allahilt. Ja vahepeal see võib olla lihtsalt, et mida ka Allah ütleb, et وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ja rääkige inimestega lahkelt. Et vahepeal on see hea sõna, mis on ka väga suure kaaluga ja suure kaaluga selles mõttes, et võib olla suure mõjuga aidata seda inimest, kellel on näiteks väga halvasti kõik hetkel. Ja samamoodi selles mõttes suure kaaluga, et sinu heade tegude kaalul võib üks hea sõna olla väga suure kaaluga, et ära kunagi alahinda seda, et kui palju vahel võib inimest, kui palju sa võid vahepeal kedagi aidata lihtsalt hea sõnaga, lahke sõnaga, toetava sõnaga. Et need on nagu sellised asjad ka, mis on ajatud, et need olid seal tollal Moosese rahval. Need on meil sellised universaalsed õpetused ja juhised siis Allahilt, et kuidas olla head teiste vastu. Ja samas ka see hea tuleb meile endale ka tagasi, et kui me tahame, et Allah aitaks meid, toetaks meid, siis me peame ka oma venda aitama. Selle kohta ütles ka prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiidis, et Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Et Allah on oma sulase, toetab oma sulast seni, kuni tema sulane toetab oma venda. Et selline üksteise toetamine, aitamine, see on hästi-hästi tähtis. Ja näiteks, mis puudutab siis abivajajate, orbude aitamist, et sellised asjad alhamdulillah, et meil on nagu siin, tõesti on ka abivajajaid muidugi, aga päris nii ei ole, et meil oleksid lapsed tänava peal ja käiksid ringi, peaksid küsima raha inimestelt ja nii edasi, et üldiselt ei ole seda, üksikuid juhtumid kindlasti tuleb ette,
aga kui me reisime näiteks kuhugi riikidesse, kus elatustase on madalam, kus inimestel on rohkem vaesus. Ja kui keegi tuleb sulle juurde ja küsib sinult midagi, ära ole kitsi lihtsalt, kui sul ei võta tükki küljes, anda talle või veel parem näiteks, et osta talle mingisuguse väikse, ma ei tea, eine või ma ei tea, croissanti või mis iganes. Et kui Allah paneb sinu teele abivajaja, kes konkreetselt tuleb sinu juurde ja küsib sinult ja sul on võimalus aidata, siis sulle endal on ka parem mitte teda siis niimoodi kõrvale lükata, kui sul on võimalus aidata. Ja see paneb ka meid mõtlema nende õnnistuste peale, mis meil on. Et mis meil on, et meie pere, meie vara, meie tervis. Et üks asi on see, et me peame olema Allahile tänulikud selle kõigest, mis meil on. Ja teine punkt on siin see, et me mõtleme, et kuidas me kasutame tema õnnistusi, kuidas me kasutame oma vara, kuidas me kasutame oma tervist, kuidas me kasutame oma vaba aega. Kas me kasutame seda kõike viisil, mis on Allahile meelepärane, või me kasutame tema õnnistusi viisil, mis on temale, mis põhjustab tema või toob kaasa tema viha või pahameele. Ja see on ka selles mõttes hästi huvitav, et ükski inimene ei saa teha ka pattu ilma, et ta kasutaks selleks Allahi õnnistusi. Ja neid näiteid võib selles mõttes tuua, et näitlikustada, tuua nagu seda lähemale inimestele ka, et kui keegi teeb, ma ei tea, annab mingi tohutu kingituse sulle ja sa hakkad seda kuidagi halval moel kasutama viisil, mis sellele inimesele, kes sulle selle kingi andis, on temale, ei ole temale meelepärane või konkreetselt näiteks midagi ebamoraalset sellega teha, et see ei ole kuidagi sobilik. Ja need õnnistused, mis Allah meile on andnud, on palju suuremad, tohutult palju suuremad kui igasugune king, mis ükski inimene meile võib anda. Ja siit edasi Allah ütleb järgmises salmis وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Allah tuletab siis Bani Israelile, Iisraeli lastele meelde seda lepingut või tõotust, mis ta neilt võttis, ta ütleb siis, et ja maini, kui me tegime teiega lepingu, see on see tähenduse tõlge, ja maini, kui me tegime teiega lepingu, et ärge valage üksteise verd ega ajage üksteist välja oma kodudest, siis te kinnitasite seda ja olite sellele tunnistajateks. Ja nad kinnitasid, nad olid sellega nõus, aga siiski osad neist rikkusid seda lepingut ja sooritasid neid kuritegusid, mis on jällegi ajatud selles mõttes, mis toimusid varem, mis toimuvad tänapäeval ka ju toimuvad mõrvad, aetakse välja inimesi oma kodudest, millele neil on õigus ja see ei ole midagi uut. Ja see oli ka tohutu silmakirjalikkuse märk nende poolt, kuidas nad nõustusid sellega, aga siis nad rikkusid seda. Ja samuti jällegi me räägime varasest rahvast, aga me peame mõtlema enda peale. Ja tegelikult ka, et kui palju tegelikult ka moslemiriikides või moslemimaadel, islamimaadel toimub verevalamist, ebaõiglust, kus moslemid on erinevatel pooltel ja lihtsalt konkreetselt tapavad üksteist, reedavad oma vendasid, võitlevad mingisuguse võimu üle, et selliseid asju tuleb ka tänapäeval ette. Ja isiklikumal tasemel, et need on sellised suured asjad, mida meil on vähe mõju või ei ole üldse mõju peaaegu muuta, välja arvatud teha duaad üldiselt. Aga
sellisel isiklikumal tasemel, et kas meie hoiame oma lubadust Allahiga ja et meie ei tee kahju oma moslemitest siis vendadele, õdedele, nii tegudega või sõnadega või üldse inimestele meie ümber, et me kunagi rääkisime ka naabrite õigustest näiteks, on ju. Kui see on ka tohutult suured, kui suur patt on näiteks teha naabrile kahju või üldse ükskõik millisele inimesele kahju, et need on ka hästi tähtsad asjad. Nüüd me peame silmas pidama, et kuidas me käitume inimesega meie ümber. Ja Allah ütleb järgmises värsis ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. See tähendab, et siis te olete ka need, kes tapavad üksteist ja ajavad osad enda hulgast nende kodudest välja. Et see siis kirjeldab seda, kuidas nad oma seda lepingut rikkusid, töötust rikkusid, aidates üksteist nende vastu pattu ülekohtuga. Ja kui nad tulevad teie juurde vangidena, lunastate te nad, kuigi nende väljaajamine oli teile keelatud. Kas te siis usute teatud osasse raamatust ja olete uskmatud ülejäänud osa suhtes? Mis saab siis olema selle tasu, kes seda teie seast teeb peale alanduse maises elus? Ning ülestõusmispäeval tuuakse nad tagasi kõige karmimasse karistusse. Ja Allah ei ole teadmatu selle osas, mida te teete. Ja see salm toob ka selle Banu Israeli sellise silmakirjalikkuse esile, et nad järgisid teatud käske, et näiteks nad tapsid ja rõhusid siis teatud inimesi oma rahva seast, aga kui need samad inimesed siis võeti vangi, nad maksid, siis nad lunastasid, nad maksid lunaraha nende eest, justkui nad oleksid järginud siis osa siis nagu seadust või nagu osaliselt teinud nagu head. Ja jällegi meile küsimus õppetund, et kuidas meie oleme oma usu praktiseerimisega, et kas me praktime seda kuidagi selektiivselt, et me valime või valikuliselt, et me valime, mida me nagu siis praktiseerime, mida me ei praktiseeri. Näiteks, et kas me nagu tuleme mošeesse või palvetame kodudes oma viis palvust, aga võib-olla näiteks kellegagi äri tehes me lihtsalt petame neid. Või kas me näiteks kanname, näiteks mul on see toob seljas on ju, kellel on mingisugused islamiriided, näiteks naised kannavad hidžaabi, aga kas need samal ajal näiteks mina või keegi teine, et me oleme ettevaatlikud näiteks, et me kedagi näiteks taga ei räägiks. Et me ei saa valikuliselt järgida. Et näiteks, et kas me väidame oma nagu sõnaliselt, me järgime islamit, aga näiteks jätame unarusse või ignoreerime täielikult oma vanemate, oma abikaasade õigusi. Ja see on ka see on tähtis, et me ei valiks nagu, et mida me järgime, aga me püüame järgida islamit siis täielikult ja alistada Allahile täielikult. See ongi islami tähendus. Al-Islam ongi alistamine Allahile ja mitte ainult siis alistada Allahile selle osas, mis meil on kerge. Võib-olla mõnel on kerge näiteks palvetada, mõnel on kerge paastuda, aga samas tal on kuidagi raske näiteks maksta kohustuslikku zakati oma varast. Et tahab meid koguda millegi jaoks, et see 2,5% aastas on raske ära maksta. Et see on nagu see koht, kus me peame iseenda sisse vaatama kõik ja mõtleme, et kas me järgime islamit täielikult või me valime sellest mingeid asju, mida meil on kerge järgida või mis ühtivad meie ihadega. Allah ütleb järgmises värsis, salmis Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa la hum yunsarun. Need on need, kes on ostnud maise elu teispoolsuse hinnaga
nii et nende karistust ei kergendata ja neid ei aidata. Et see on ka meile õppetund tänapäeva moslemitele, et mis on meile tähtsam, mis on meie prioriteet, kas tulevane elu või see maine elu. Et paljud moslemid ka ju prioritiseerivad siis seda maist elu üle tulevase elu. Et ajades taga mingit rikkust, kuulsust, võimu ja samal ajal jättes näiteks hooletusse palvuse, korrektse hijaabi näiteks, aususe ja kõik muu sellise, mis on nähtis islamis. Ja tõeline edu ei ole see, mis tuleb inimese varast, kui palju tal inimesel vara on, mis on tema staatus, positsioon ühiskonnas. Tõeline edu on Allahi heameele saavutamine. Et see on tõeline elu ja keskendume meie ka siis, püüdkem keskenduda sellele, et valmistuda siis selleks tõeliseks eluks, teispoolsuseks. Ja viimane salm, vaatan, kas oli viimane, mis ma täna võtan siin. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ja Allah ütleb, ja me tõepoolest andsime Moosesele raamatu ehk Toora ja saatsime tema järel järjestikused sõnumitoojad ja me andsime Jeesusele, Maarja pojale selged märgid. Ja ning toetasime teda püha vaimu. Aga kas pole nii, et iga kord, kui teie juurde tuli sõnumitooja sellega, mis teile endile ei meeldi, muutusite te ülbeks ja osasid neist tembeldasite valetajateks ja osasid neist tapsite? Võib-olla keegi ka hakkas mõtlema, mis see püha vaim tähendab, on ju. Kas moslemid ka usuvad siis püha vaimu? Püha vaim on enamus Koraani selgitajate siis sõnul ingel Gabriel, ar-Ruh al-Qudus. Ja kui ma õigesti mäletan, on teda nimetatud ka Ruh al-Amin, usaldusväärne vaim Koraanis. Et see on ka väikene selline tähtis punkt siin, aga otse tõlkes ja ar-Ruh on siis vaim või hing, al-Qudus püha, et me võime tõlkida seda püha hing, aga püha vaim. Inglise keeles ka tõlgites on enamasti näiteks Holy Spirit, nii nagu kristlased nimetavad oma siis kolmainsusestele, siis sõna selliselt, ma ei mõtle nagu tähendus on neil teine, muidugi teatada ingel Gabrieliks. Aga jah, siin on siis, kuidas Allah tuletab meelde siis seda Iisraeli rahvast, nende tohutute õnnistuste, tuletab meelde neid tohutud õnnistusi, mis Allah neile andis. Ta andis neile Toora, siis läbi Moosese, see on juhatus. Ta saatis nende järel järjestikused siis sõnumitoojad juhatama neid. Ja ta saatis ka Jeesuse Isa alaihissalam imedega ja siis toetas teda siis Ruh al-Qudusi ehk siis Gabrieliga alaihissalam. Aga selle asemel siis, et olla tänulikud ja järgida seda, siis olid siis osad neist, kes lükkasid kõrvale selle sõnumi ja siis nende kuritegu oligi selline ülbus, üleolemus, arrogantsus ja oma ihade järgimine. Et kui sõnumida tuli, sõnumiga näiteks, mis nende ihadega ei olnud kooskõlas, lükkasid nad kõrvale. Ja nad ei lükanud teda kõrvale või ei eitanud teda justkui nagu tõendite puudumise tõttu, mis näitaksid siis tegemist sõnumitoojaga või et see sõnum on Allahilt, aga siis nende arrogantsusest, ülbusest. Ja siis osasid nad lihtsalt tembeldasid valetajateks ja osasid
neid siis prohvetid nad tapsid. Ja Ibn Kathir selgitab näiteks, et nad tapsid Zakariase ja Jahja, ehk siis eesti keeles Johannes, peaks olema Johannes, rahulgu nende mõlemaga, ja nad püüdsid tappa ka Jeesust, kelle siis Allah päästis, rahulgu temaga. Ja õpped on nüüd jällegi meile, et jällegi natukene kordab, et mõned inimesed võtavad vastu need osad islamist, mis on lihtsad, aga lükkavad kõrvale selle, mis on natukene siis nagu nõuab rohkem tööd või natukene rohkem harjumist. Et see on ka meile nagu küsimus, et kui meile öeldakse, kui Allah ütleb, maailmade looja ütleb meile näiteks, et palvetage 5 korda päevas, katke ennast, nii nagu on ette nähtud moslemitele, vältige ebaseaduslikku sissetulekut, et kas me alistume või me hakkame tegema mingisuguseid vabandusi. Ja kõik me ise teame, et kas me teeme neid vabandusi, sest üldiselt inimesed, mõnest asjast võib tulla juttu, aga üldiselt need on ikkagi inimese Allahi vahel, et kas ta hakkab vabandusi tegema. Et kuidas ma ikkagi palvetan, et mul on muud tegemist, mul ei ole see aega tööd teha, kui ma hakkan palvetama iga päev 5 korda on ja kõik sellised asjad. Kuidas ma siis raha teenin, kui ma näiteks ei võta laenu, kuidas ma korteri ostan, kui ma ei võta intressiga laenu. Et need on kõik vabandused. Ja islam ei ole oma ihade järgimine, aga see on sõnakuulelikkus Allahina. Ja Allah ütleb ka selle kohta, et فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Mis on An-Nisa suuras, selle liigikaune tõlge või tähendus on see, aga ei, sinu issanda nimel nad ei usu enne, kui nad võtavad sinu ehk siis Muhammadi kohtunikuks või vahekohtunikuks kõiges, mis nende vahel, siis nagu kõikides vaidlustes, mis nende vahel toimuvad või tekivad. Ja nad ei leia endas mingisugust vastumeelsust või tõrget sinu otsuste vastu ja nad alistuvad täieliku alistumisega. Et kui Allah ja tema sõnumid midagi ütlevad, et siis see on ka meile siis Allahi sulastena järgimiseks. Ja tõeline usk on siis täielikus alistumises Allahi tahtele, looja käskudele, õpetustele ja mitte selline valikuline sõnakuulelikkus. Et see on tähtis. Ja kuidas siis neid vigu saame vältida, mida siis tegid need, kes valisid mingid asju ja lükkasid mingid asjad kõrvale, on see, et kui me aktsepteerime Koraani ja sunnat täielikult. Islam ei ole nagu mingisugune buffee või nüüd nagu Rootsi laud, et kus sa lähed, et kuule võtan juustu, aga ma ei tea, tomatit ei taha. Et islamis me ei saa niimoodi valida. Et kui käsk, isegi kui mingisugune käsk on raske, me palume Allah lihtsustaks seda meile selle asja tegemist. Aga me teame lõpuks, et Allah on kõige targem, tema teab, mis on meile hea. Nii selles kui tulevases elus ja me teame, et tõeline õnn ja rahulolu ja edu tuleb Allahi järgimisest, tema õpetuste järgimisest. Ja samuti, kuidas vältida neid vigu, on see, et kui me püüame oma ihasid kontrollida ja meie maiseid ihasid, kui me midagi tahame saada, näiteks jällegi, üks näide, mis siit läbi käib mitu korda, näiteks me nii väga tahame, et meil oleks enda elamine, meil oleks enda korter, meil oleks enda maja, aga kui me mingil muul moel, kui me ei saa seda osta, kui me ei saa koguda, kui me ei saa järelmaksuga seda, kui me ei saa ühte või teistpidi ja ainuke viis on saada seda intressi laenuga, siis ikkagi meile parem sellest hoiduda. Ja järgida siis jälle Allahi keeldu, et mitte seda suurt pattu sooritada.
ja alandlikkus on ka tähtis moslemitele, et me oleksime alandlikud ja me ei oleks üleolevad, arrogantsed. Siis kui me kuuleme mingisugust käsku, õpetust islamis, siis me peaksime ütlema, et sami'na wa ata'na, et me kuuleme ja me kuuletume. Selle asemel, et otsida mingisuguseid kohti, kust nagu välja saada sellest mingisugusest kohustusest, pääseda mingisugusest kohustusest. Et on ka neid, kui väga-väga otsida, on ka neid inimesi, kes nimetavad ennast islami õpetlasteks, aga näiteks lubavad näiteks võtta intressiga laenu. Kuigi konsensus ja selged tõendid on sellega vastuolus. Aga on neid, kes kuidagi otsivad, et sellel põhjusel on mingi asi lubatud. Aga islam ei ole selles mõttes, religioon ei ole nagu selline mänguväljak, et kus nagu tee, mis tahad ja vali, mida tahad. Et jällegi, paradiis on ja igavene elu ja õndsus igavas elus, et see ei ole midagi, kuhu kõik saavad ja kuhu kõik jõuavad. Ja ma palun, et Allah aitaks meil sinna jõuda ja elada oma elusid nii, et see oleks temale meelepärane ja selliselt, mis viib läbi tema armu meid paradiisi. Amin.